ta tuleb siia, vaata, näed sa, kogu see niimoodi pikku pidi vedas seda üle ära. Ma hakkasin vaatama, et kust kohast meil tuli see. See on omamete pikk... See kõige esimene mõte oli sinu mõte? Tähendab, idee, jah, mõte tuli. Tuli sinu mõte? Jaa, minu mõte küll, aga see mõte tuli sellega seoses, et et minu tütar oli seal Väike-Maarja vallas Käru külas, kus me avasime Juhan Kukele mälestuskivi sünni kohta. Siis tuli kohe varsti Varma 115 ja mul oli Kuusalus lauluõde, võtsin ühendust, et teeme Varmale sinna ka sünni kohta mälestusmärgi. Ja see oli, enne seda meil oli juhatuse koosolek juunikuuses 2005 muide. Ja seal on meil siis tuli pikalt juttu üldse nende riigivanematega seoses sellega, et me oleme kogu aeg käinud igal aastal vabariigi aastapäeval tähistamas, meenutame riigi alustugesid, aga kui suur hulk riigivanemaid on jäänud kõrvale sellest, et meil ei ole kohta, kus küünalt panna, me ei ole saanud nendest rääkida, meil on mõned üksikud. Ja siis sellel koosolekul juba arutasime, et midagi peab rohkem ette võtma. Ja siis seoses sellega, et me selle Varma mälestuskivi saime ära avada, muidugi kutsusime alati, me oleme kutsunud presidenti ja riigisekretäri ja kõik tegelased ka kohale ja siis tuli juba seal jutuks Loodiga juba väikselt, et hakkame midagi tegema. Mina käisin juba enne siin, vaatasin, et selline tore, ilus, roheline muru, tühi koht, väärikas kohas, presidendi juures juba oli maetud siia eksiilvalitsuse juhte. Selline koht väärikas ja kuna siis otsustati ka struktureerida seda metsakalmistut, nii et seda paika hakati nimetama kuulsuste künkaks ja märgistati ära juba pandi infotahvlid ja kõik. See langes kõik kokku, see oli nii loogiline rada ja me olime mitu korda koosolekul rääkinud sellest ja siis ütles ka Trivimivellist, et ma lähen räägin Loodiga. Me olime Loodiga igasugustel nendel kohtumistel ikka, mina tuletasin meelde, et meil on üks asi teha. Ja Loot oli ikka juba mõttes meiega. Idee on pärit Konstantin Pätsi muuseumilt ja nende eestvedajalt Trivimivellistelt ja Ele Leesilt. Ja vastab täiesti tõele, et kui me taas jälle kokku saime, siis nad ikka aeg-ajalt küsisid, et kuidas meil selle mõttega on. Ja ühel hetkel, kui me hakkasime valmistuma Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks, siis me leidsime, et me paneme sellele mõttele õla alla ja teeme ta ära. Ja Riigikantselei roll on tõtt öelda ja otse öelda tagasihoidlik. Meie kindlustasime sellele projektile vajaliku rahastamise. Me toetasime nii konkurssi väljakuulutamist, et leida siin, kuidas see lahendada, kui ka siis pärast hiljem siis toetasime selle rajamist siis rahaliste vahenditega, mis tulid Eesti Vabariigi 100. juubeli eelarvest. See on olnud meie osa. Me võime olla kindlad, et kõik Eesti Vabariigi presidendid minu eel ja minu järel on igal hommikul tõusnud ainult ühe mõttega, selle mõttega, et õhtuks oleks meie iseseisvus jälle natukene kindlam. Ja selle peale peame meie mõtlema. Kui ajad on ärevad, siis loomulikult eeldab see meilt lihtsalt kõigilt rohkem koostööd ja kindlat tegutsemist koos oma partnerite ja liitlastega, sest nüüd ei ole Eesti enam üksi. Eesti ei tohi enam mitte kunagi siin maailmas jääda üksi. See on väga tähtis, et meie, kelle koostöö rahvusvaheliselt tugineb demokraatlikele väärtustele, austaksime neid väärtusi ka enda kodus, sest muidu ei ole meil ju ühtegi alust, et öelda teistele, kuulge, hei, ajad on rasked, me ei tohi olla üksi. 14. juuni ette nähtud kellaajaks laekus 21 võistlustööd. Žürii kogunes sellele järgneval esmaspäeval, 17. juunil koosseisus Jaan Elken, žürii esimees, Elle Lees, Katrin Koov, Urmas Kaldaru, Mare Mikov ja siinkõneleja. Ja
žürii töös osales ka ekspert Tiit Rumman. Ja esimene järeldus oli see, et võistlustingimustele vastab 19 tööd. Konkursi puhul on loomulikult kõige olulisem need auhinnatavad kohad ja eelkõige esikohatöö. Ja kui nendest rääkida, et siis selle valiku tegelikult määras nende lahenduste sobivus sellesse keskkonda, nende üldistusjõud ja tehniline läbilahendatus, kusjuures siin tuleks rõhutada seda, et kuna metsakalmistul on muinsuskaitse poolt kehtestatud niisugune vägagi kitsendav tingimus, et kõik objektid ei tohi olla üle 70 centimeetri kõrged, siis see oli nagu ilmselt üks põhilisi tegureid, mis neid lahendusi nagu kujundas ja kuidas selles niisuguses hästi nagu maadligi surutud nagu mahus see niisugune oluline sõnum nagu edasi anda, et vot selle õnnestumisest siis nagu ka sõltus see konkursi nagu tulemus. Võtame siis siit nimekaardi teelõik teadmatusse ja vaatame, kes on autor. Autor on Liina Stratskas. Liina Stratskas. 2 korda teesi. Stratskas, see on leedupärane nimi. Stratskas. Ma ei tea, kas on Leedu või Läti, aga... Ja, kas autor on siin? Autor on siin või? Ei ole. Aha. Siis võtame järgmise. Järgmine on siis Kivitähed. Ja Kivitähed autor on Eke Väli. Kas on Eke Väli? Esindaja on olemas, jah? Palju õnne autorile. Lisaks juurdegi, et jäid nimetamata, on ka kaastöölised Vadim Pomitšev ja Mart Liho. Siis on veel Koduta kivid. Pellesten Viiburg. Pellesten Viiburg. Jah, Pellesten Viiburg. Väga tore. Õnne. Lähme siis kolmanda auhinna juurde. Kolmas on siis nüüd juba auhinnaline. Kolmanda märksõna on Jäämäe tipp. Ja autor on Mark Grimmitliht. Ja Mark. Palju õnne. Siiride, ma viin siiride. Teine töö on Kodu. Selle autorid on Andrea Tamm, Kristjan Taagsalu ja Siim Karro. Nüüd me asume siis kõige lõpusirgele. Ideekonkursi võitjad on autorid Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, arhitektid, puuarhitektid ja Eik Herman. Palju õnne! Võistluse võitjad. Meil oli üks inimene veel kambas filosoofia taustaga, Eik Herman, kes aitas meil paljuski seletuskirja või mõtteid sõnadesse panna, et töö aluseks siis oli, leidsime sellise laine motiivi, et leidsime, et see kannab endas väga palju erinevaid teemasid, mis sobivad ka selle üldteemaga.
ja noh, siin võib nimetada jätkuvuse ja katkestuse, elu ja surma teemasid, nii traagikat kui suutlikkust toimunust üle saada ja edasi minna. Ja lisaks nagu oli meie jaoks kohe algusest peale väga oluline, et Kenotaf haakuks orgaaniliselt nii selle metsakalmistu ruumilise keskkonnaga kui ka siis teemal, et leida mingisugune selline ühisnimetaja, mis ruumiliselt väljenduks nagu siis kõiki neid erinevaid aspekte siis arvestades. Ja no kui nüüd veel rääkida sellest ideest, siis Kenotaf on nagu kaks selget poolt. Tal on elus pool, selline jõu kogumise pool ja tal on tagasimurdumise ehk hääbumise faas. Ja keskel on siis haripunkt, mis siis nagu, mida võib võtta kui sellist murdepunkti või ühist hetke, mil siis need riigivanemate saatused nagu ühel hetkel kuidagi ristusid ühes kohas, ühes punktis sellise dramaatilise kohale ja siis edasi on siis selline nagu teispoolsus või hääbumise faas, mis siis lõpeb sellega, et ta kasvab maastikuga kokku ja annab lootuse justkui nagu uueks laineks. See tont ütleb? Tont on kanalik ja tondiga on see teema, et tondil ei ole mõtet seletada, kuhu sõitma läheb, see läheb nii keeruliseks. Lauluväljakud pidi üles tulema otse kuni lõpuni välja. No nüüd juba oli siuke, jah. Jaa, mina olen väga populaarne. Ma arvan, et sul tont. Ahah. Ei. Midagi. Ei ole. Teadust akadeemia. Hallo? Tolmu imeja, ennast ka välja imeda hakata. Vana kooli. Ei, uue kooli. Saab või? Ja, võtad tolmukoti välja ja see sisemine filter jääb, paberfilter enne. Ja siis kui oled vee ära tõmmanud, siis pead selle sisemise filtri välja võtma kuivama panema, et madal.
1 millimeeter. Suhtumine peab olema. Muidu on kõik hea, aga suhtumine peab olema. Nahka välja.
Нет, это я просто рисовал, как думаю, делать. Вот она делает. А по размерам? Тоже это рисовал тогда. Ei, ma tõstsin happe koguse kuskil 10-kordseks, aga segu viisin lahjemaks. Ja rahuliku söömine pikemalt selle peale. Ma ei mäleta, et äkki tee üles kuidagi või? Tegelikult ei ole see lõike, see peab tulema tuua. Jaa. Käib edasi-tagasi on. Jaa, aga ta mõõdu järgi ongi, ta muidu ei paindu piisavalt. Et see kahtepidi käib see materjal seal vahel, vaata ta praegu seal vänderdab nii ja naa. Aga ka see alumine joon peaks selle peale sirge jooksma ja ülemine joon peaks siis keerama üles ennast nii palju. Aga selle puhul mul tundub, et on õige. Te voitte rääkida eesti keeles, me olemme eesti õppijad. Me käime Rahvaülikoolis ja sellepärast teeme reisid Eestisse ja tahame õppida. Ma räägin eesti keeles, ja. Ühesõnaga, need on siis 9 riigivanemat, kellel ei ole hauda. Ja nad surid kas siis vangilaagris Siberis või nad lasti maha. Ja ei ole teada, kas need kunagi maeti kuskil.
niisugune kenotaaf. Ja kenotaaf on siis hauatäis, kellel ei ole hauda. Ja ja. see on nagu laine. Sama Eestile meie soovime teile. Teil on nagu nadu. Tere, Risto. Tervitus. See on eestlane, kelle nimi on Risto. Ja mina olen Risto ka, nii et Ka Risto. mina olen Risto ka, aga olen Soomest küll. See on Soome nimi ja see on Kristoffer. See läheb väga tore. Sellega läheb küll, aga praegu hakkab sadama. Tere, just. Praegu hakkas jah. Aga see on, kas see on nüüd siis selle pronksiga segatud või kuldvärv, kuidas see värvis on? Tal on metallipuru sees küll, jah. On jah? Aga ta näeb praegu hea välja, ta näeb mida kuldni küll. Aga siin on see nägi. Ei tea, miks see nii tehti? Ei tea. No jah, kui tal ei ole auku sees all, ega siis oli näha. Ja nüüd on need väiksed kirjad, need võtavad küll aega. Ja, väiksed kirjad võtavad rohkem aega. Nagu lihtsam. Jah, päris väiksed jooned. Siin on jah, see on ikka päris peenikse pinsliga. Peenikse pinsliga need peenised jooned. Et ta ikka üle ei lähe kuskile, seda peab, see võtab nüüd ilusti, see on päris kunstitöö ja kõik silmad peas, et sa lõhid ise ka. Lugu on nüüd küll niisugune, nagu ta on niisugune lapiline, aga siitpult on ju täitsa hea ja teine pool ma ei tea. Kas me kirjutame, Helle kirjutate selle aktiga alla või? No muidugi, mul on kaasas. Siis Jaan saab filmida seda? Kus ta filmib seda? Pole lauda ega midagi pidulikku seljal. Selja peal, jah. Seal Jaani seljal. See või minu selja peal, Jaan filmib, aga see on ka Jaan või? Tema on ka Jaan, jah. Jaan Skeerin. Siis võib tema Jaani selja peal teha, jah, tõesti. Tema on spetsialiseerunud joonistamisele ja viimase aasta täiendas ennast Peterburis tasapinnalise seinamaali. Las ta toetab siin, siis pastakas hakkab peale. Siis on jälle äkki... Siis ütleme, Risto kirjutab esimesega. Mina olen üle andnud, jah. See, kes üle annab, see kirjutab ennem. Ilus sinine. Üle annab, see kirjutab ennem. Kuldne. Üks hetk. Äkki on valmis või? Noh, kirjuta siis. Anna sulle vasakat. Võt mina vasakul pool, paremal pool, mina vasaku käega ja siia parema käega. Te olete mõlema käeline. Mina olen ühekäeline ikka, ainult ühekäeline. No võta siis üks eksemplar endale. Tänan. Ja teine mulle. Ja surume kätka. Surume kätka. Väga meeldib, et tehtud.
no jah, suur tänu selle pealt, nüüd on see väga suur töö, väga kaua võttis aega, väga pikk, aga eesti keeles on selline kõnekäänd, et kaua tehtud kaunikene. Ja kui on ikkagist aega antakse, siis selles mõttes oli teil väga hästi see kuupäevaga siin ikkagist antud minna, et ega need kiired asjad saavad ka valmis, aga seal juhtuvad niisugused paratamatused tulevad liiga tõenäoliseks ja on vaja taustada. Eesti riigi ja valitsusjuhid Friedrich Karl Ahkel, Aado Pirk, Kaarel Eenpalu, Jüri Jaakson, Juhan Kukk, Ants Piip, Jaan Teemant, Jaan Tõnisson. Kõik nad arreteeriti NKVD poolt ja kõik nad hukkusid totalitaarse võõrvõimu käe läbi. Kes lasti maha juba Tallinnas, kes mõrvati või suri Gulagis või kelle täpne saatus on senini teadmata. Me ei tea kellegi nende viimset puhkepaika. Kuid nad kõik olid 100 aastat tagasi erineval moel, kuid ikkagi tegevad iseseisva Eesti riigi loomise juures ning nende töö kujundas meie riigi elu. Nende arvamused vabariigi tulevikust ja vabariigi ülesehitusest võisid olla väga erinevad. Ja nad kutsusid esile teravaid vaidlusi, kuid kõigi nende tegevuse tuum oli alati üks. Iseseisev Eesti Vabariik. Niisamuti oli see Heinrich Mardi eesmärk, kes pea 40 aastat töötas eksiilvalitsuses Eesti Vabariigi taastamise nimel ning sai viimase peaministrina presidendi ülesannetes anda taas vabas Tallinnas oma volitused üle uuele põhiseaduslikule riigipeale. Eesti 100. sünnipäeva eel on ülim aeg täita see tänuvõlg kõigi nende ees ja avada siin Tallinna metsakalmistul Mändide all mälestuspaik. Mälestuspaik nendele Eesti riigipeadele, kelle viimset puhkepaika ei ole meil võimalik külastada. Head sõbrad, meie kestvaks kohuseks on hoida nende ja kõigi meie Eestit, meie vaba Eesti riiki. Vaba Eesti saab olla vaid demokraatlik, tulevikule avatud ja oma inimestest hooliv. See kohustus meie eelkäijate eel nõuab meilt, riigijuhtidelt, meilt kõigilt pikka ettepoole vaatamist. Mitte alati hetkekasuga arvestamist või hoidku Jumal erakonna huvid esikohal seadmist. Sest juba Lennart Meri on öelnud, kui erakonna huvid on esikohal ja Eesti tulevik teisel kohal, võib meie sõit katki jääda. Mis on sõidu katki jäämise hind? Seda oleme kogenud. Sõidu katki jäämise hind on liiga kõrge. Liiga kõrge. Seda teame oma ajaloost. Hoiame Eestit seda. Tänan kuulamist. Kõige vaeline, igavene Jumal, sina valitsed aegade, rahvaste ja olukordade üle. Me meenutame riigi vanemaid, kelle mälestuseks see genotaaf on rajatud. Õnnista seda mälestusmärki, et see meile ja tulevastele põlvedele alati meelde tuletaks, et sinult tuleb usk, lootus ja armastus. Sina annad jõudu võidelda head usuvõitlust
ning kingid jääva rahu ja rõõmu oma taevases riigis. Seda palume Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, 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 aamen. Eesti rahva tuhandete aastate pikkuses ajaloos on olnud väga erinevaid hetki. Ent tänane päev 100 aastat tagasi sisaldas hetke, mis oli ainulaadne, kordumatu ja igavikuline. Selle mõju kestab tänaseni. Eesti rahvas muutus sel päeval ajaloo objektist ajaloo subjektiks. Algas Eesti iseolemine. Jaan Tõnisson, Jüri Jaakson, Friedrich Karl Akel, Jaan Teemant, Aado Pirk, Ants Piip, Juhan Kukk, Kaarel Eenpalu, Hendrik Mark on kõik meie iseolemise loojad. Igaüks omal viisil. Neid kõik ühendas elu jooksul pühendumus Eesti rahvale. Ent nad on ühendatud ka surmas, mille kutsus esile võõras jõhker vägivald. Neist kõige esimene, Jaan Tõnisson, kelle 150. sünnipäeva me pühitseme järgmise aasta jõulukuul, oli legend juba oma eluajal. Eesti ajalookirjutus on võtnud kasutusele väljendi kaks suurt. Need kaks suurt Eesti riigi rajajad ja ehitajad olid sageli omavahel eri meelt. Aga mõlemad seisid koos kindlalt sinimustvalge lipu all. Saatuse tahtel on nad nüüd jälle koos. Nende auatähised on kõrvuti. Nüüd on auatähis ka ülejäänud 8. Teiste hulgas Eesti iseseisvuse manifesti põhiautoril Juhan Kukel, aga ka TIFi valitsuse liini viimasel esindajal, riikliku järjepidevuse hoidjal, peaministril vabariigi presidendi ülesannetes Hendrik Margal, kelle tuhk postati igasse ilmakaarde. Eesti Vabariigil on täna 16 igaviku teel riigivanemat või riigipead, kellest mitmed puhkavad siinsamas kõrval. August Rei, Aleksander Varma, Tõnis Kink, Lennart Meri. Palju õnne meile. Meie lõpp on seal. Ilusasti ja sõnad on olnud ja mälestusnud ja vaadake, kuidas ilm. Ikka soosib. See koos sellega ka.